toidu kuumutamine, jahutamine ja külmutamine, taaskuumutamine ja kuum säilitamine. Käsi tuleb hoolikalt pesta enne toidu valmistamist ja korduvalt ka toidu valmistamise ajal. Toidukäitleja peab tagama ohutu toidu. Mikroobide hävitamiseks on vajalik saavutada toidu sisetemperatuur 75 kraadi. Veendu, et toode on saavutanud piisava sisetemperatuuri. Kui pakume toitu kohe ja kuumalt, siis tuleb meeles pidada, et toitu võib kuum säilitada kuni 2 tundi ja toidu temperatuur ei tohi selle aja jooksul langeda alla 63 kraadi. Jahtumise ajal läbib toit temperatuurivahemikku 8–60 kraadi, mis on soodne mikroobide, sealhulgas haigust tekitavate mikroobide kasvuks. Toit peab läbima niinimetatud ohtliku tsooni võimalikult kiiresti. Selleks kasutame ruumi kõige jahedamat osa. Kui toidu kogus on suur, kasutame jahutamiseks jäävett või jagame toidu väiksemateks portsjoniteks. Toit tuleb peale kuumtöötlemist maha jahutada vähemalt 2 tunni jooksul. Enne toidu külmikusse või sügavkülmikusse paigutamist on mõistlik toidu säilitusnõule peale märkida toidu nimi, millal see valmistati ja külmikusse pandi. Säilimisaeg toitudele külmikus on üldjuhul 24–72 tundi, olenevalt toidust, ja see tuleb määrata igale toidugrupile eraldi. Sügavkülmikusse paigutatud toit tuleb reeglina ära kasutada 2 kuu jooksul. Ära aseta kuuma toitu külmikusse, sest see põhjustab temperatuuri tõusu külmikus, kaasa arvatud külmikus olevates toitudes ja rikub külmaahela järjepidevust. Kui sügavkülmutatud toitu on vaja sulatada, siis parim viis seda teha on külmikus. Toidu sulatamiseks sobib ka sulatamisfunktsiooniga mikrolaineahi. Toitu võib sulatada ka külma voolava vee all, kui pakend või nõu on selleks sobiv ja jahutusvesi ei satu toidule. Külmutatud toidu sulatamiseks ei sobi selle jätmine toatemperatuurile. Kontrolli, kas ja kuidas toit on sulanud. Toit ei tohi soojeneda üle +6 kraadi. Sulanud toit tuleb kohe kuumtöödelda. Sulanud toitu ei tohi uuesti külmutada. Toidu taaskuumutamisel tuleb seda teha 30 minuti jooksul pärast külmikust võtmist. Toidu keskosa temperatuur peab kuumeneva temperatuurini vähemalt 75 kraadi ning enne serveerimist ei tohi temperatuur langeda alla 63 kraadi. Vajadusel tuleb toitu segada, et toit kuumeneks ühtlaselt. Toidu taaskuumutamiseks sobib ka mikrolaineahi, kuid erilist tähelepanu peab pöörama toidu keskosale.